Tere! Tere! Täna alustame mõttemustritest. Jah, Vaatame, kuhu see teema meid viib. just. Ma hästi palju avastan. Loomulikult, kuna ma jälgin iseenda omasid, siis ma märkan ka teiste inimeste omasid. Aga paljud nagu ei taha hästi uskuda seda. Arvavad just kui see, et mõte tuleb kuskilt õhust järsku, et ei oska seda seost leida, et isegi ju hääle toon ja kuidas me kõnnime, kõik ju kujuneb sealt üheks süsteemiks. On sul olnud endal selliseid mingid mõttemustrid, mis kogu aeg sul korduvad, oled sa nagu tähele pannud, et see No ikka. on? Kas praegu ka või on see No ikka on, mineviku? kogu aeg on, Ikka. aga täna on nagu pigem see, et ma oskan oma mõtteid jälgida, on ju. Ja võt, kui ma märkan seda, ma analüüsin seda, et kuidas neid nüüd nagu ringi muuta. Ja pigem ma jään vahest nendesse kinni, et oma neid, saad aru küll, et mingi muster, aga ei tea ka nagu, kuidas seda nüüd täpselt peaks nagu hakkama muutma. Mis see mõte sul on? No eks tuleb neid jälgida, mis see põhiline on, mille peale sa kinni oled jäänud? Praegu näiteks või? Üldse nagu elus. No üks on kindlasti aeg-ajalt see, et kõik käib nagu läbi pingutuse, ikkagi see uskumus, vaata, raha tuleb raske tööga tõenäoliselt. Et kuigi ma tean seda, et on võimalik ka teistmoodi, sest et neid on nagu, näiteid on hästi palju tegelikult, et raha ei pea tulema raske tööga. Ma mäletan mõnda aega tagasi üks inglise laulja, ma ei mäleta, üks naisterahvas oli, siis tema oli see, et tema ei viitsinud kontserte anda. Tema mõtles, et kirjutaks plaadi valmis, annad plaadi välja kogu lugu. Kontserteid anda ei viitsi. Ja siis, see on mingi mõni aasta tagasi, ja siis mis ta otsustas teha, on, et ma ei tea, mis leht see on igal juhul, hakkas oma varvastest pilte tegema. Ja tegi siukse kanali, kes tahtis tema varbaid näha, see pidi maksma 10 naela, vist oli 6. Et see näitab nagu, kui lihtne on võimalik tegelikult raha teenida, on ju. Et ei pea selle jaoks minema hommikust õhtuni tegema pikki päevi töid, et võtad, pesed võib-olla varbad puhtaks, ma ei tea, mõnele võib-olla meeldivad pikadki, need küüsi ei lõika, näiteks teed paar plõksu ja inimesed ostavad sult, et su varbaid vaadata. Kunagi seda lugu kuulnud, aga see on geniaalne mõte. Ma olen alati mõelnud, et geniaalsus peitub lihtsuses. Lilli Allen vist see laulja. No ta oli ennem kuulus juba vist, eks? Ei, no seda küll, jah. Ja. No siis on inimestel, vaata, kui on kuulus inimene, siis huvitab vist iga keha osa. Ei, no seda ka, aga nagu suures pildis ikkagi, see on minust elementaarne näide, et selle jaoks... Ei, no suurepärane näide. No nii võiks öelda, et raha vedeleb maas, eks? Just. Korja üles. Aga no ma arvan, et kui ma nüüd hakkaks tegema sinuga siin neid varbapilte, no vaevalt, et meid väga vaadatakse. No, kes teab, võib-olla tuleb õigesse kohta üles panna, vaata nagu see ütles. Huvitav, mis koht, mingi varba fetiš. Vaata, sa ise ütles, et TikTokis kohe vaadatavus tõusis näiteks meie nendel. No TikTok võib-olla, jah, mingi selline. Seal lähevad hästi peale sellised koomilised videod, mis natukene on sellised kummalised. Et noh, üks on kindlasti see, täna ma juurdlen, et kuidas seda nüüd saavutada, sest ma ei ole nõus nagu lillegi rohkem liigutada, kui häda pärast vaja on. Et see, nii kui ma näen, et mul hakkab mingi pingutus tulema, siis ma vaatan kohe stopp. Et noh, kui meil oli plaan tegelikult nagu natuke depressioonist ka rääkida, et siis kuna mul on nagu sellega oma kogemus olemas, siis ma täna nagu hästi palju jälgin seda
seda, et ma ennast nagu ära ei kaotaks ja ikkagi üritan leida neid lahendusi ja mõtted, et kuidas nagu oleks võimalik nagu seda mustrit muuta, et leida need nagu lihtsamad võimalused nii-öelda oma elu jaoks. Et seda parandada või? Jah. Ja mis mustreid ma veel oskan? Praegu nagu see nagu oligi, mis pähe tuli. Eks ma ei tea, räägime natuke, võib-olla tulevad mingisugused veel, eks neid ole veel. No, see on väga paljudel inimestel vist see sama asi, mis sul, aga see on nagu rohkem seotud nende uskumustega vist, on ju. Et raha tuleb raske tööga, et see tuleb sealt ikkagi sealt kuskilt perest, kus on öeldud, et raha peab, ikkagi rasket tööd peab tegema, et siis raha tuleb, on ju. See on nagu meie mingi põlvkonna selline uskumus. Jah. On ju. Nojah, aga ta ju selles suhtes on ikkagi mõttemuster. Ja. Ei, nad on seotud oma vahel kindlasti, ja. Aga nüüd need korduvad mõttemustrid, mis kogu aeg loovad sulle seda sama reaalsust. Need, mis sul on igapäevased automaatsed mõtted. Kuidas võtta nüüd? Igapäevased automaatsed mõtted on hommikudel peale tööle minna. No täpselt. Ja vaata, kui sa nüüd, sõltub nüüd sellest, kuidas sa mõtled nüüd. Hommikul peab jälle tööle minema. Yes, ma lähen tööle. See on 2 täiesti erinevat energiat taga, eks ju? Absoluutselt. Ja kui sa selle esimese variandiga nüüd sinna tööle lähed, siis sul ei ole esiteks energiat seda tööd väga kaua teha. Aga kuidas tuleb raha? Raha tuleb energia peale. Nii palju, kui sul on energiat, nii palju raha tuleb. Ja kui sealt edasi minna, kui see pole aru saada, siis võiks mõelda nii, et raha tuleb meile läbi teiste inimeste. Et kui me räägime energiast, raha energiast, on ju, siis raha üldiselt toovad meile teised inimesed. Ja teised inimesed tulevad sinu energia peale. Aga sealt tulevad ka jälle uued mõttemustrid, mis meil ka tõenäoliselt enamusel on, et me just kui võtame kellegilt midagi ära. Täpsusta. Meil on nagu enamusel ikkagi siuke tunne, et raha on nagu just piiratud kogus. Ja kui... Et mulle jätku. Selles mõttes piiratud. Et kui ma nagu küsin kellegi käest raha mingi teenuse eest, siis tihti tuleb see üles, et ma just kui võtan kellegilt ära. Ja see on seotud mõttemustriga, et ma ei ole piisav. Et mitte, et sa võtaksid raha kelleltki ära, vaid seal taga on kogu aeg see tunne, ma ei ole piisav selleks, et küsida raha. Rohkem. Ja. Ma ei ole piisav selleks, et küsida palka juurde. Ja mida teeb selline mõttemuster, mis on sul iga päev, et ma ei ole piisav, viib su energia ära. Ja kui hakata nüüd mõtlema, kui palju on neid kohti, et kui me oleme nagu sellised anumad, on ju. Ja see anum peab ju, me peame ennast laadima, eks ju, selleks, et meil oleks siis seda eluenergiat, seda nagu, et jaksaksime, on ju. Siis see anum peaks ju, me peame ennast laadima, et see anum läheks täis, on ju. Aga nüüd kõik need negatiivsed mõttemustrid, kõik need uskumused teevad nagu praod sinna anuma sisse, eks. Ja see anum lekib kogu aeg. Ta ei saagi täis minna kunagi. Lekib ka ja ma arvan, et paljud nagu ei võib-olla adugi seda, et lõpmatuseni ei saa kannust kallata, et vahepeal peab täitma seda, et teinekord ka see inimesed ei julge võtta puhkust või niimoodi aega maha, sest siis jääb tunne, et kuidas ma siis hakkama saan, aga adumata seda, et tegelikult see väike puhkus võib luua uued ideed, uue energia üldse sinna taha. Et sa üldse jaksaksid midagi teha ja luua, eks ju, et sul on vaja selleks energiat. Et inimesed ei mõtle selle peale ja muid kui teevad automaatpiloodil, elavad oma elu, loovad kogu aeg seda sama ja siis väga paljudel on ju seda negatiivsust.
et minul juhtubki kogu aeg igasuguseid asju, mina ainult kohtungi selliste inimestega, kes tahavad mulle halba või kes ütlevad mulle halvasti. Et mina kuidagi tõmban konflikte, eks ju, või siis ma ei tea, kuidas mingi kuulsus ütles, et mina ei armasta draamat, aga draama armastab mind, noh, eks ju. Ja väga huvitav on ju, et kui sa nagu siiralt usud seda, mida sa endale kogu aeg ütled, siis sa lood seda endale ja sa tõmbad ligi seda endale. Sa annad ju oma alateadvusele käsu. Just. Ja kõik ju sõltub sellest, kuidas me suhtume asjadesse, eks ju. Et näiteks kui on erinevaid variante, kuidas inimesed suhtuvad asjadesse, eks ju. Näiteks oled just load saanud, teed avarii. On ju. Siis süüdi oled sina, eks ju. Siis üks inimene võib-olla ütleb, et jah, et ma alles õpin. See ongi, see on okei, eks ju, et mis seal ikka, eks kindlustus maksab kinni ja lähme siit edasi, eks ju. Aga teine inimene ütleb, et ma mitte kunagi enam istu sinna rooli. On ju? Ja. Ja siis on võib-olla ka veel see mingi kolmas variant, eks ju. Et iga inimene mõtleb vastavalt sellele, milline on tema see harjumuspära siis, on ju. Sealt, see tuleb ikkagi sealt lapsepõlvest, on ju, et kuidas ta on harjunud mõtlema juba sealt alates, eks, et kui sul on lapsepõlves olnud kogu aeg näpp pulsil, on ju, kogu aeg juhtub midagi halba, siis sa lähed oma ellu ka ju selle sama uskumisega, et nagunii juhtub. Ja siis juhtub ka, eks ju. Juhtuvad ka õnnetused, nii et inimene ise loob seda just selle negatiivse mõttemustriga, et minuga juhtub nii. Aga teine inimesel kõrval ütleb, et ma ei tea, mis mõttes. Mina küll ei kohtu selliste inimestega, et minul on ainult head inimesed ja head soovivad inimesed, on ju. Et kuidas nagu sinuga see siis nii juhtub, eks ju. Ja siin ongi näha, et kuidas mõni inimene mõtleb ühtemoodi ja teine teistmoodi, eks ju. Mõni ongi sellest seal negatiivse poole peal ja mõni on pigem selle positiivse poole peal. See on selle koha pealt on see fookuse hoidmine, kus on su fookus, aga see on nagu just muutunud nagu nii omaseks, et sa nagu ei oskagi see on siuke automaadilt tuleb, eks ju. Ei oskagi nagu seda mõelda, et see mul meenub sellega et selle fookuse koha pealt, kuidas mulle õpetati, et me oskaks nagu seda üldse märgata, et kõigepealt siis, et vaata, mis on toas valget. On ju, fookus läheb valgele. Siis, mis on puust. Fookus, kõik hakkad vaatama puust. Siis pane silmad kinni, mis oli punane. Üldjuhul keegi ei märka seda, sellepärast, et fookus oli seal. Tavaelus on ju see täpselt samamoodi, et kõige tavalisem nagu suhetesse metafoor on ju, et kui taas jõuame sinna, et kui kõik mehed on sead, kus su fookus on siis nende sigade peal on ju, või naised on maad, siis kus su fookus on nende madude peal, et kuigi ju keegi meist seda ei taha, aga me fookuse viime sinna ja viimasel ajal nagu sõpradega nagu rääkides siis vahest ütleb, kurat, ma ei tea, täna on kohe sihukene päev, et võt see läks halvasti ja see läks halvasti ja see läks halvasti. Siis on, et kogu tähelepanu on olnud negatiivsel, ja kui see negatiivsel see tähelepanu on, siis seda sa endale pidevalt ju otsid juurde nii-öelda tegelikult. Et võiks ju mõelda niimoodi, et elu juhtub, on ju, ikka vahest läheb mingi asi halvasti, on ju. Et võiks ju harjutada ennast siis mõtlema, et okei, see läks väga huvitavalt praegu, et kuidas ma saan seda järgmisel korral paremini teha. Et ma jää kinni sinna, et minuga kogu aeg juhtub mingid halbu asju, eks ju, vaid võtta kõike nagu kogemust. Väga huvitav, mis ma sellest õpin praegu. On ju. Ja kas või seda, et kui mul nagu mingisugune olukord elus kordub mitu korda, nagu vaata, sa ennem rääkisid mingi tuttav sulle, eks ju, et on mitu korda tööl jäetud rahast ilma või mis seal on, eks ju, et mingi, kui selline asi juhtub juba, päriselt võiks juba pöörata tähelepanu siis, kui kolmas kord juhtub, ühe korra juhtub, siis see võib olla tõesti, et tegin vale valiku, on ju. Aga kui selline asi juba kolmas kord, neljas kord juhtub,
siis võiks küll nagu juba mõelda, et kuidas ma seda oma ellu loon. Ja talgi, ma ütleks, et vist 4 aastat praktiliselt järjest neid asju isegi 4 aastat juhtunud. Ja ikka on nagu mitte, kuidas ta ütles mulle, ta nagu ei oska süüd endas leida, vaid tal ikka nendest kõik teised on nagu see läheb sinna samasse kasti, et kõik mehed on sead, kõik naised on maod, eks ju, kõik ülemused on sitapead, eks ju. Ja kui sa sellise suhtumisega oled, siis sa tõesti kohtudki selliste inimestega oma elus. Sest see, kuhu sa fookuse paned, see võimendub, alati. Sa võid seda uskuda või mitte, aga kui sa hakkad seda oma elu jälgima ja see oma käitumist ja oma neid olukordi, siis sa ju hakkad seda lihtsalt märkama, et kuule tõesti, ma vist ise teen seda, on ju. Ja kui ei märka lõpuni ja ütleb, et ei, see on jama jutt, no jumala eest, issand. Kelle mure see on? Eks siis tuleb neid kogemusi veel edasi saada. Järelikult mõnel on vaja võib-olla 100 kogemust enne, kui ta hakkab aru saama, et minus on asi hoopiski. Aga need mõttemustrid on, mina küll, on ju tehtud küll väga palju katseid maailmas, et kuidas mõjutab inimest positiivne mõtlemine just nagu tervise poole pealt ka, et see negatiivne mõttemuster ja üldse siuke negatiivsus ja kriitilisus on ju, ta tekitab su keha stressi, eks ju. Sa oled ju kogu aeg sellises stressiseisundis. Sa oled ise endaga kriitiline, sa oled teistega kriitiline, kõik on maailmas halb, eks ju, päike seal paistab valesti, eks. Kõik on kogu aeg pingul, et mis muga nüüd järgmiseks juhtub. Ja siis on kogu aeg see mõte tulevikus, et nagu nii varsti juhtub midagi halba, eks. Ja sul on unetus kindlasti, sest sa mõtled üle, sa muretsed üle, eks ju. Ja on tehtud täiesti teaduslikke uuringuid, et nendel inimestel, kes nii mõtlevad konstantselt, nende tervised lähevad halvaks ühel hetkel. Tekivad igast haigused, on ju. Mina, võib-olla see on nüüd minu uskumus, aga mina arvan, et enamus meie haiguseid ongi nagu tegelikult psühhosomaatilised. Sellega seotudki. Kindlasti, ongi. Ja need positiivsed inimesed, need jällegi elavad kauem. Sest nende maailmapilt on positiivne. Nad ei näe nagu selles halvas, kõige halvemat asja, nad näevad seda kui kogemust. Ja see on hoopis teine perspektiiv, eks ju. Ma käisin seda tulemusliku mõtlemise koolitusel, siis Kail olid need tänulikkuse praktika. Et leia igas päevas midagi, mille üle tänulik olla. Ja sellel ajal ma mõtlesin, mis asja nagu, et kuidas, see on kuidagi jama, et mis mõttes on ju, et ma olen tänulik vee eest või valguse eest või need on ju mul olemas ja mis tänulik, see on nagu nii iseenesest mõistetav. Kuni ikka läks, ma arvan, 2 aastat aega, kuni ma alguses ei saanud aru, et mis on nagu tänulikkuse point, aga see on minust kõige ägedam tööriist, mida praktiseerida, et oma tähelepanu hakata viima, sest see nagu negatiivne mõtlemine, see muutub nagu nii tavaliseks juba ühel hetkel, et sa nagu lihtsalt see, mis sul hea on, see nagu ei oleks olemas, ei oskagi nagu märgata. See ei oska näha seda head seal. Et aga seda tänulikkust nagu praktiseerides, siis see on just kui nagu oma mõistuse harjutamine uuesti nägema positiivselt ja mida rohkem sa märkad, on ja seda rohkem seda su ellu tuleb. Et kui sul on väga, minu arust väga väike tõenäosus, et sa kogu su fookus on pidevalt negatiivsel, et siis sellega tulevad su ellu positiivsed asjad. Suht jah, nagu, ja kui tulevadki, siis need on ka justkui ikkagi valed. ja need on nagu nii valed. Mingi asja ikka leiad sealt, eks ju, mis sulle ei sobi. Mingi eksitus tõenäoliselt. Ja. Aga selle teadusliku uuringuga tehti veel ka 3. variant, et ka need inimesed, kes sunniviisiliselt siis mingites halbades olukordades hakkasid mõtlema positiivseid mõtteid ja siis naeratama. Kuigi sisemine seisund oli halb, on ju. Aga nad tegid nägu, et kõik on hästi.
siis ka nendel oli sama võrra haiguseid, stressitase oli väga kõrge. Et sa ei saa seda kuidagi nagu sunniviisiliselt teha, et kui sa ikkagi päriselt seda ei usu, noh, kui sa räägid tänulikkusest, eks ju, et kui sa päriselt seda ei usu, et ma olen tänulik, ma ei tea, no nagu sa ütlesid, vee eest, eks ju. No kui sa võtad seda nii iseenesest mõistetavalt, on ju. Noh, ega siis see ei ole õige tänulikkus ka, eks ju. Aga noh, seda saab harjutada. Seda küll, aga ma just mõtlesingi seda pigem selle pealt, et harjutamise mõttes. Et see on alguses võib-olla tõesti siukene punnitamine, aga sa harjutad ennast nagu mingis mõttes ringi. Ja et nii kaua, kuni see ühel hetkel hakkab nagu töötama. Nojah, see on ikkagi jällegi see kohalolu praktika, eks ju, et ma toon ennast siia praegusesse hetke kohale ja mõtlen, mis on praegu siin hetkes minu elus hästi. Ja, just. Ja võib-olla leidagi selline asi, mis nagu tõesti südant liigutab, et noh, ma olen, ma ei tea, tänulik oma mehe või naise eest, eks ju, seal kodus. Või ma olen tänulik oma laste eest, noh, midagi ikka sellist on, noh, mis tõesti paneb su silma särama, eks ju, siin elus. Et nagu harjutada seda kohale toomist ka, eks ju. No, et see, noh, ikkagi see tundub jälle samamoodi, et kui sul on nagu tervist, sa ei oska seda ka hinnata. Mul oli siin, ma arvan, 10 aastat tagasi, mul töökäigus läksid siin need sooned kinni ja see oli uskumatu, kui mu käsi kärbus ära lihtsalt. Mul kärbus käsi niimoodi ära, et ma ei olnud võimeline enam pliiatsit ka kätte võtma. Ja avastasingi niimoodi, käisin poes, oli vaja allkirja panna, mõtlesin, mis toimub, mul on vasakukäeline, ma ei suuda pliiatsiga oma allkirja panna ja käsi närbus, mul oli ainult luu ja nahk alles. Käisin selle kiropraktiku juures ja mul oli nii, et need siit maalt siiani oli siis nagu nii-öelda halvatud ja lasi mulle seda voolu siis siit läbi, et närvid taastuksid. Ei õnnestunud ja lõpuks ütles, et pead minema käsikirurgiasse, et sul on tõenäoliselt, need on ikkagi närvid selle koha peal pidi mingi pisike kanal olema, et siklisõitjatel pidi see juhtuma. Aga noh, sellel ajal ma tegelesin juba talisupplusega ja talisupplusega tuli tunne tagasi ja käsi paranes, et noh, võt see ongi see, miks ma seda räägin, et noh, ma ei tea, meil ei ole vaja seda negatiivset kogemust oma kehale, et seda hindama hakata, aga olgem ausalt on ju, kui hommikul ikkagi ärkad üles, voodist püsti saad tõusta, saad õue minna, siis on ikka väga palju asju, mis sul on hästi, ma ei tea, mõnel teisel ei ole. Jaa, võt siis sa hakkad hindama seda, eks ju. Ja kui sa oled veel vasakukäeline, siis see on sinu nagu see toimetamise käsi, eks ju, see ikkagi see piirab su elu väga ära. Absoluutselt, jah. Aga väga paljudel inimestel ongi vaja just seda kogemust, et nad saaksid aru. Sest noh, keha annab sulle märku juba varem, on ju, aga sa ei kuula. Ja siis viimane hetk on see, kui keha lihtsalt paneb su fakti, et võt nüüd poiss on asi nii. Mõtle oma elu ümber nüüd. Et ma ei tea, mis iganes, võta puhkust või hoolitse enda eest või mis iganes see keha siis vajab, on ju. Et siis inimestel on vaja, väga paljudel on vaja, nad ei saa ennem aru, kui keha pikali paneb. Jah, noh, kui nad ei pruugi siis ka aru saada. Ja need, kes on väga seal ohvriseisus, need ei saa üldiselt. Et ikkagi ei osata nagu seostada seda iseendaga, vaid millegi välise põhjusega. Ja. On ju, osad inimesed on, aga osad jällegi vägagi saavad aru. Võib-olla see on tulnud läbi selle, et nendel on mingi siukene kogemus juba olnud. Noh, praegu on muidugi palju informatsiooni ka ja inimesed saavad nagu lugeda ja vaadata igalt poolt ja räägitakse sellest päris palju, et inimesed on juba teadlikud sellest kehast. Nad võivad vaielda vastu, aga nad on seda infot juba kuulnud. On ju. Ja siis, kui mingi selline olukord tekib, mis resoneerub selle infoga, no siis paljud inimesed hakkavad mõtlema võib-olla, et siin on mingi iva. Ma arvan kui tulles selle eelmise jutu juurde taga, selle naermise kohta,
ma arvan ikkagi keha, kui sa isegi teed siukest Arnold Schwarzeneggeri Terminaatori naeratust niimoodi. Nii. Et ikkagi kehas mingisugune muutub, mingi seisund. Ei muutu päriselt. No tee nii. Tead, naeratus on mis asi? Naeratus ei ole see, et sa naeratad ainult suuga. Inimesed naeratavad päriselt silmadega. Ja kui sa feigid naeratust, siis su silmad ei naera. No aitäh. Silmad lähevad teistsuguseks. Kui sa feigid, hoopis teine asi. Et sul peab see sisemine seisund olema selline, et sa tõesti usud sellesse. No see ei ole siis samamoodi, et sa harjutad peegli ees, et isegi... No kui sa ei usu seda, no kui sa päriselt ei usu, no see on sama hea, kui ütled, sa armastad mind. Endal on siuke tunne, ma armastan sind. Ei, no see ei tule sul niiviisi. Et see peab tulema läbi sinu sisemise seisundi. No aga kust see tuleb, kui seda ei ole, kui siis tuleks ikkagi arvutada? Muidugi, see on töö iseendaga jällegi. Me jõuame ikka sinna, eks, et see on töö iseendaga. Et selleks, sinu elus ei muutu mitte miski, kui sa ise seda ei muuda. See ka veel. Noh, on ju, ei muutu ju. Ei muutu, jah. No. Aga tõenäoliselt see on ka jälle üks mustritest, mis meil hästi palju on, et keegi teine teeb meid õnnelikuks. Auto, raha teevad meid õnnelikuks. Las tema mõtleb minu eest positiivselt ja siis mul läheb hästi. No ei käi ju nii, see niimoodi ei toimi. Paraku küll, jah. No kahjuks, jah. Aga jaa, no see depressiooni teema, seda on nüüd väga palju olnud siin meedias ka, et seda on kuidagi hullult palju praegu. Et inimesed kuidagi ei tule üldse enam toime iseendaga. Et no seda depressiooni on ka erinevaid variante, eks. Et noh, sinul on olnud üks ju mingil kujul, minul on olnud, ma olen isegi antidepressante söönud. Noh, mina ei ole selles suhtes ju arstilt seda diagnoosi ei saanud. Mina olen saanud. No. Ja ma isegi sõin mingi 4 kuud, sõin antidepressante. Ta võttis küll ära, ma ei ütle midagi, nad aitavad, kui on tõesti selline väga nagu... No selline olukord, kus no, ei saa üldse enam üksi või kuidagi ei saa. Ärevust siis. Ta võtab nagu ära sellise mingi seisundi sul, et sa saad nägema hakata jälle seda nagu suuremat pilti. Et mul oli siis tookord selline seisund, et mul oli ka enesetapu mõte, et ma tahtsin 5. kurselt akna rõdult alla hüpata. Ja siis ma sain aru, et midagi on väga valesti minuga. Ja siis ma läksin oma sõbranna juurde, ma rääkisin sellest seisundist ja siis ma sain aru, et ta ei saa must mitte mõhkugi aru. Sest ta oli hoopis teisel lainel. Nagu, see on nagu selline tohutu üksinduse tunne, kui sa oled selles depressiooni seisundis. Et isegi sinu parim sõbranna vaatab sulle kala näoga otsa ja ütleb, millest sa räägid. Päike ju paistab. Jah. Aine? Sama oli mul. Ja siis sa saad aru, et sa oled sellest täiesti üksinda. Mitte keegi ei saa sind aidata. Ja siis ma läksin arsti juurde ja arst kirjutas mulle rohud välja. 4 kuud sõin ja siis ma otsustasin, et ma lõpetan selle ära ja ma tulen, et ma ei hakka eluaeg sööma neid. Et siin peab olema mingi lahendus. Ja siis ma hakkasin tegelema endaga lihtsalt. Ja ma tulin sellest välja ja mul ei ole peale seda kordagi olnud sellist olukorda enam. Aga on ka sellist depressiooni, kus inimesed tõesti kaovadki ära sinna pimedasse tuppa, panevad ukse kinni, lähevad teki alla ja nad ei taha tõusta enam. Et neid depressioone on jah erineva raskusastmega. No mul oli see selles suhtes sama, et kuigi mulle öeldi nii poeg ja mõned sõbrad, et nad on olemas, siis ma ikkagi tundsin, et ma olen nagu täiesti üksi. Ja siis tekibki selline nagu tohutult sügav üksilduse tunne sinu sisse. Ja võt see ongi vist see, mis viib sind sinna, nagu kui sa ei võta ette midagi, siis ta viib sind sinna aina sügavamale ja sügavamale. Ja sealt isegi, minust ma kuskilt lugesin, et seda, et kui sa ise selles oled, et sa ei saa nagu sellest aru, et see on depressioon, et seda saad nagu pärast hinnata nii-öelda. Et kui see juba möödas on, et siis sa saad nagu aru sellest, et sul on nagu see olnud, et selles
tea, kas siis meie ellujäämisrežiim lihtsalt keeldub ratsionaalselt sel hetkel mõtlemast, et nagu, et mõtleks nagu sellel hetkel, et oota, minuga on nagu midagi viltu, äkki otsiks abi või? No vähem otsivad abi minu arust mehed ja sellepärast on ka vast neid mehi, kes ei pea vastu. Naised on rohkem sellised, kes otsivad abi. Et see on ka meil sealt tulnud nendest eelnevatest põlvkondadest, see uskumus, et abi otsida on kuidagi vale, eks ju, et praegugi häbenetakse seda, et näiteks inimene on psühhiaatria haiglas, eks ju, mingi aeg. See on, meil on ju vaimne tervis ka, meil ei ole ainult keha, meie vaim vajab ka ju ravi, eks ju. Et miks nagu see nii taunitav on? Et kui jalaluu murruga lähed, siis on nagu siis normaalne. Okay, on ju. Aga vaimse tervisega siis on no siis sa oled juba hull. Hull või nõrk. Nõrk ka, jah. No meeste puhul ongi just see, ma arvan, see uskumus, et siis nad on nõrgad, seda ei tohi välja näidata ja siis nad jäävad üksi sinna sellesse olukorda. Ja väga paljud veel teesklevad seda, et minuga on kõik hästi. Ja siis, kui juhtub kõige fataalsem asi üldse, eks ju, et neid ühel hetkel enam ei ole, siis kõik imestavad, et issand jumal, ma poleks elus arvanud, et ta midagi sellist teeb, on ju. Et mehed ei räägi ka sellest. Nad ei jaga oma seisundeid väga oma sõpradega. No jah, ma arvan, et mingis mõttes on see sellepärast, et eks see oleneb võib-olla inimest erinevalt. Et tekib see, et kui kõik on nagu sinu najal, siis et kui sa nüüd alt ära kukud, et siis ju kukub kõik kokku ja siis sa ei taha nagu teistel lasta seda tunnet tekkida, et nad koos sinuga võivad kokku kukkuda. Siis ja nagu arusaadav, aga lihtsalt kui sa nagu seda lõpp seda tulemust nagu vaatad, siis ühel hetkel siis kukud ikka ju kokku ja kõik on täpselt see hirm tuleb ikkagi. Ei, seda küll, aga see on nagu sama asi, et see, kuidas ma seda intervjuud vaatasin, et ma ei saa endale, või nagu minulgi oli, ma ei saa endale pausi võtta, et mul on vaja raha teenida ja siis kui ühel hetkel on ju kas haigusega või sellega siruli olid ja haiglas said küll ju. Et mis jutt see on, et sa ei saa, et ma ei tea, kas seda on nagu võimalik üldse nii, et inimene tajuks selle enne ära, et võtta stopp, ma nüüd võtan aja maha, et ma puhkan ja siis ma lähen nagu just nagu sellest uue energiaga tagasi, et just mõistaks seda, et kui sa seda stoppi ei tee, siis tervis teeb suga stoppi ühel hetkel niikuinii ja parem juba stopp teha nüüd praegu, kui siis juba selles, kus sa oled juba seal kuristikus ja peal. Jah. No enamus sellised negatiivsed mustrid tulevad lapsepõlvest, eks ju, see on meile omane. Me oleme sellega harjunud, sellepärast, et võib-olla meie vanemad juba mõtlesid nii, me õpime sealt, eks ju. Osad tulevad siis elus juhtunu käigus, eks ju, et midagi on juhtunud, me oleme sellest teinud mingi järelduse, ja sõltub siis sellest, kuidas sa seda olukorda siis võtad. Võtad sa seda kui kogemust või võtad sa seda, kui elu kiusab sind, eks ju. Ja kui sa lähed selle elu kiusamise pealt edasi, siis muidku juhtub, on ju. Ja inimesed ei mõtle selle peale, et kus see kõik on alguses on, miks ma üldse mõtlen nii. Et me oleme väga palju võtnud mõtteid oma vanematelt endale või vanavanematelt endale. Et üldse panna küsimärgi alla oma mõtted. Ja. Et kas see on minu mõte, kas see on minu jaoks tõde päriselt? Enamasti ei ole. Jah, mulle kohe meenub see, kus sa tegid selle, et lõpuks juba sellepärast, et lõpuks on, et miks lihatükil need otsad ära lõigati. No jah, just. Ja, et ma mäletan ise, ma olin lapsena mul oli vaata hästi kaootiline see lapsepõlv, hästi selline traumeeriv lapsepõlv, aga mul oli mingisugune sisemine tarkus ka sellel ajal juba. Lapsed on päriselt väga targad. Ja ma ei mäleta, kui vana ma olin igatahes, ma arvan, mingisugune 10 üle selle natukene. Ja kuna ma olin kogu aeg sellises väga ärevas seisundis ja
ja selline väga nagu halb enesetunne oli kogu aeg, eks ju, kogu aeg oli midagi oodata, siis ma hakkasin ise endale teadmata üldse enesearengust ju midagi, eks ju, lapsena, midagi ei tea. Aga ma mõtlesin enda jaoks välja, kuidas rahustada maha ennast. Ja minu jaoks toimis, tead mis asi? Kui mul tuli mingi selline väga negatiivne mõte, siis ma ütlesin kohe, ma ei usu seda. Ja see rahustas maha. Ja vahest ma tegin seda mitu korda. Päris hea. Ja ma olin laps ja ma ei tea, kus ma selle peale tulin. Lihtsalt ma ei olnud nõus enam mingite asjadega, et kui sul kogu aeg ringleb peas mingi väga paha mõte, siis lihtsalt ütlen, ma ei usu seda. See ei ole nii, ma ei ole nõus sellega. Ja see toimis, tõesti. Ja mulle õpetati hääletoon ära muutma selle jutuvestjal, et muuda hääled, et miks me neid oma mõtteid nii, on see siis nüüd ego mõte või kelle, et usume, sest ta räägib ju meie häälega, aga et muuda hääl ära, et siis ta muutub vähem tõsiselt võetavamaks. Ja sellepärast, et see hääl, mis meie peas räägib, kuulub tavaliselt kas emale või isale. Ja. See hääl ei ole sinu oma. Ja, aga see minul oli see ikkagi see, mina kuulen nagu seda enda häält, nagu just kui minu häälega seda ütleks. Seda küll, jaa. Aga see on sul lapsepõlvest juba vaata harjumuspäraseks saanud, sest keegi on sulle seda öelnud. No, mis iganes, sa oled seal loll on ju, või sa ei saa mitte millegiga hakkama ja lihtsalt täiskasvanu eas hakkad ise seda tegema endaga. Aga algselt see hääl, mõtle, kelle hääl see päriselt on ja kas see on tõsi. Kas see täiskasvanu eas ka nagu siis on sinu tõde või on see kellegi teise tõde, kes ütles sulle kunagi nii? Jah, päris hea point. Sellega, ma ei tea, kas ma olen seda rääkinud, sellega mul meenus selle, kui ma hääletreeneri võtsin endale. Tahtsin, et millegi pärast hirm oli rääkida. Ja siis, kui mul treener ütles, et tee ennast kuuldavaks kapi uksele ja ukse või siis võta üks fookus, see oli kapi uks ja tee niimoodi kuuldavaks, et sind on kuulda. Ja ma ütlesin niimoodi kõva häälega, siis tuli järsku mul paanika ülesse. Me tegime Zoomi kaudu seda. Tahtsin sealt magamistoast tegin, ma siin magamistoast jooksu panema, mis toimub nagu. Ja siis Maarja küsib, mis nüüd juhtus? Et mis häält sa kuulsid? Ma kuulsin oma peas, mida sa lõugad. Ja see tekitas minust niimoodi selle jõnksu ära ja teistpidi kohe peale seda mõist oota. Et ise olen nagu ennast saboteerinud kogu aeg, et räägi vaiksemalt, ära lõuga, nii öelda. Aga kus see sulle alguse sai? Kes see ütles sulle nii? No üks see isa oli. No just, täpselt. Et see jääb lapse psüühikasse. Aga kui see tuli nagu ära, siis peale seda see lahenes nagu. Jah. Teadlikkus juba lahendab asja ära, eks ju. Kohe tõusis, et kuidagi hääl võib-olla muutus siukseks, natuke võib-olla madalamaks, ma ei tea, kuidagi enesekindlamaks kohe, sest said aru, et mida asjad ise oled, isa hääl küll, aga ise oled endale kogu aeg seda mingit lugu seal peas rääkinud, et kõvasti rääkides, siis sa lõugad ja võtta vaiksemaks. Just. No võt, ja nii tulevad need mälestused üles, millega on mingi asi seotud. Et see enesekriitilisus on ka tavaliselt ikkagi tuleb sealt. Ema, isa, vanema, vanaisa, õpetajad, kasvatajad, kes midagi on öelnud, eks ju, et lapsed ju võtavad kõike, mis täiskasvanud ütlevad puhta kullana. Nad ei sea kahtluse alla. Kõik, mis nende isiksuse kohta tuleb, nemad arvavad, et ahah, ma olen siis selline, eks ju. Ja kui sulle ikka pidevalt öeldakse, et sa oled loll, siis see laps loomulikult usubki seda, et ta on loll. Absoluutselt. Et miks peaks
vanemad, kes teda armastavad, talle valetama tõenäoliselt, kui nad niimoodi ütlevad, siis nii on. Just. Need on ju kõige olulisemad inimesed. Ma olen nii palju nagu tähele pannud, kuidas vanemad räägivad oma lastega, et ma olen kuulnud, kuidas öeldakse lastele, et neid kuidagi kontrollida nagu rahust, et nad ei oleks nii energilised, eks ju. Kui sa nüüd kohe vait ei jää, siis ma annan su lastekodusse. Aga mida see teeb lapsega? Laps ei saa aru, et ma ju ei mõtle seda tõsiselt. Pärast nagu räägid selle lapsevanema, küsid, et aga et mis asi see praegu oli, et sellist asja nagu ei tohiks öelda oma lapsele. Aga ma tegin nalja ju, ma ei mõelnud seda ju tõsiselt. Lastel ei ole selline huumorimeel veel arenenud. See tuleb alles palju hiljem. Nemad võtavad kõike, mis ema, isa ütlevad puhta tõena. Ja kui lapsevanem ütleb oma lapsele, et ma annan su lastekodusse, siis ta muutub väga valvsaks. Ja kui seda juhtub ikkagi pidevalt veel, siis puberteedi eas on sellel lapsel sügav depressioon. Sest ta on kogu aeg pidanud elama selles teadmises, et ma ei tea, mis on minu vanema jaoks õige, mis on vale, et ma ei käituks nii, et mind ei antaks lastekodusse. Ta kogu aeg arvab, et ta käitub valesti võib-olla, ta on kogu aeg see hirm sees. Julge elus, täiskasvanu julge elus midagi proovida. Ja sealt tuleb see hirm, nad ei julge enam elada. On ju. Ja inimesed ei saa aru sellest, et lapsel ei tohiks kunagi midagi sellist teha. Sest laps võtab tõesti puhta tõena seda, mis sa ütled. Ja kõige huvitavam on veel see, et need lapsevanemad ei ole ju kogu aeg täiskasvanud olnud, et nad on ju ise samamoodi lapsed olnud. Kas nad nagu päriselt ise tahaks, et nende vanem neid niimoodi ähvardaks või... Arvatavasti on nendega samamoodi käitutud ja siis see ongi selline nagu sisse harjunud normaalsus. Et mis seal siis on, eks ju? Ma ju teen nalja ainult. See on jälle see, kuidas ikka täiskasvanud unustavad ära selle, et see laps on laps, et ta ei ole täiskasvanud. Ja see on see sama asi. Et kuidagi, ma ei tea siis, kumba pidi see siis on, et laps, et vanem viib ennast lapse tasandile. Ta on ise laps, kui ta ütleb lapsele midagi sellist, eks ta ei ole täiskasvanud inimene, kes täiskasvanud inimene ei ütle midagi sellist väikesele inimesele, on ju nii. See tähendab seda, et ta läheb ise nagu lapseks kätte ära ja siis kiusab oma last. See on ju see, on ju? Ja. See on selge, täiemõistuslik täiskasvanud ju ei hirmutaks oma last või sellisel viisil, teeks jõukest lapsikut nalja. Miks sul on vaja teha mingit sellist nalja, eks ju, et see ei ole väga normaalne. See on jah. Ja seda on väga palju. On, absoluutselt. Seda on tõesti palju. Et sellest on kahju. Ongi. Toodavad teraapia kliente. Jah. Ega me ei saagi siin muud teha, kui loodetavasti inimesed hakkavad mõtlema selle peale, kui kuulevad, et mis siin ikka muud oskad teha. Jah, tuleks kasuks küll mõelda natukene. Kõigepealt kuulata meie podcasti. Jah. Aga jaa. Kuidas? Rääkisime vist lahti küll selle mõttemustrite värgi või? Siit tuli juba nii palju, et seal on vist kõike. Seal on kõike. Kõike depressiooni ja mõttemustrid ja eks mõttemustrid, me võime mingi aeg selle uuesti võtta nagu vähe sügavamalt isegi. Veel rohkem juppideks. Ja ikkagi ma arvan, et paljud ei saa täpselt, võiks rääkida, kust need ikkagi nagu kujunevad, nagu mida, just ma mõtlen just, mis nagu igapäeva elus on. Aga sellest järgmiseks korraks. Aga? Seekord siis selline. Seekord tuli selline.
kui jäi arusaamatuks, siis võite kirjutada, küsida, vastame. Ja kui kõnetab, siis võite jagada, äkki tahab keegi veel kuulata. Jaa, tehke seda. Jah, tšau. Tšau.